noored, miks ei valitse klassis praegu vaikus ja kord? Kes teil lubab üldse niimoodi käituda? Tunnetusõpetus on väga vajalik õppeaine. Vaadake, härra direktor, sellel noormehel pole isegi õppevahendeid kaasas. Mida oleksin pidanud selle tunnetusõpetusega ikka tegema? Müüsin maha, sain raha. Parem sõidan homme lollide maale ja panen raha kuhu kasvama. Siis sain pappi nagu küpseid õunu. Raha pole elus kõige olulisem. Kuidas ei ole? Miks on proovi iga päev suukseid maist või lihapallikesi osta? Mulle põhimõtteliselt koolis ei meeldi olla. Pidevalt on teinud need muidu vasti. Ma ei saa ka lennata, kuigi väga tahaks Hispaaniasse soe päikese alla. Ja kes see suur roheline noormees on tagapingis on, teda ma pole varem näinud. Tema on meil uus õpilane. Isa just tõi ta siia ja ütles, et sotsiaalselt arenema. Mina olen Sookord kõik. Mina ei saa aru, miks isa meid üldse siia saatis. Siin on liiga palju lärmi. Sa võisid nagu kehalised Arvelu. See on looduslik auras, aga see on loomne katastroof. Mida sina siis sööd? Kas ka õpilasi ka? Ainult siis, kui nad liiga palju räägivad. No rääkimine ei ole probleem, tühi rääkimine on. Või nagu see vanasõna ütleb, et meil lobisemisest palka ei maksta või oli see hoopis rääkimine, hõbe, pronks, alumiinium, no ei tule meelde. Kalevi poeg, miks sa oled kooli tassinud oma laua hunniku kaasa? No tulin Pihkvast, tõin laudu hea peale istuda, siis ma oleks nad pealt Lätti viinud. Ja Neiu, miks sa kaasa ei tööta? Mina ei vaja mingit tunnetusõpetust. See on kõige igavam asi, mida koolis õppida. Koolis peab olema lõbus, fun, saad aru või? Ta ässitab kogu klassi üles. Mina ei ässita, ma lihtsalt ütlen tõtt. Keegi peab siin ausalt ka ju rääkima. Vaadake, härra direktor, seda printsi täiesti mõttetult armunud vasiksas. Ei söö, ei joo, ei õpi, ainult vahib seda lumivalgetkes. Lumivalge on lihtsalt ilusam ja kaunim näisolevus. Ma olen tõesti kõrvuni armunud. Ja miski ei sega seda suurt tunnet. Sina ei armunud. Mida sa endale lubad? Ma pigem armun Buratinosse ja Carsonisse. Neil on vähemalt mingi käriplaan, kuidas elus edasi jõuda. Aga minu isal on vara ja raha küll ja küll. Me oleme kõrge vanutuseni ilma tööta. Mina küll mingiks sügalpeetavaks ei hakka. Võta parem väike müür endale naiseks. Võib-olla vinguki siis vähem. Mina olen feminist, võitlen naiste ja meeste võrdsete õiguste eest. No kuule, õigustega kaasnevad ka kohustused. Kui sa nii kõva feminist oled, eks tassi üksi külm 25. korrusele. Kogu aeg vaidlevad. Üldse ei olnud mingile korrale. See Pipi näeb välja nagu asotsiaal. Pole õigeid vanemaid ega riideid. Mina olen täiesti iseseisev ja ise majandab. Mulle pole kooli vajagi. Ja miks see kass laua peal istub? Mina olen Kais Saabasti. Hän rääkii minuga viisakalt. Ma olen kaunis. Laua peal ei istuta. Siit on parem ülevaate. Vajaduse saan aknast alla hüpata. Aga me oleme ju 3. korrusel. Mul on suva. Kassidele väärse elu. Kas sa ei teadnud? No siis istu ikka toolile. Austatud noored, te peate varsti põhikooli lõpetama. Kas te olete üldse mõelnud, et kui iga päev ei õpi, kuidas te elus edasi jõuate? Minul pole probleemi. Mina lähen lennukoodeksisse ja hakkan parimaks vigurõhu lendajaks. Parim väikeste kuhkede maa ja maailma niikuinii. Kuidas sa saad lenduriks ilma hariduseta? Mina olen lihtsalt mees oma parimates aastates ja üliandekas. Mina asutan Kossaku kontorit ja hakkan inimestele kaardidega tulevikku ennustama. Ei mingi probleemi, enne saab tõuska ja raha tuleb ka. Kes sind usub, väike kaardimoor, kui sa isegi arvutada ei oska? Usuvad, küll nad usuvad ja raha ma oskan lugeda palju vaja. Mina asutan soospa pudarammiga ja turbavannidega ja lumivalgedki võiks teha iluvooritusi, sest ta on ilus. Oslek, sinu jutul on jume. Abiellugi jah kõik ära, selleks, et tõesti
parim naispolitseinik ja pealegi ma otsustasin Tommi ja Annikaga, et ma päris suureks ei kasvagi ning igavaks ja suureks täiskasvanuks lihtsalt ei hakka. isegi kõige halvemad puberteedid kasvavad kõik suureks ja peavad asjalikuks hakkama. mina ei kasva, juba jonni pärast ei kasva. mina aga kühveldan rahapuu all pappi kokku ning hakkan erikaks. rullin nina nokamütsi külge ning ja ostan Bemari. siis milleks mulle see tunnetusõpetus praegu? kurat, ikka tuima. siin tundub ainult üks normaalne õpilane. miks sa nii vaikselt istud, Kotter? kuule, too pole midagi. terve tunni loed ainult raamatut ja on kogu aeg nagu kuskil omas maailmas. mis? mina? Keda see päriselu ikka huvitab? parem õpib midagi ägedat, näiteks lendlu, pallimängu või võlumist. ei, jälle see siga tüüga. üks moment. Sipsi, tša, saagu definaalsed teinud. vaikus, muusika mu kõrvadele. jätke siiski meelde, et kord ja distsipliin tunnis on õpetaja professionaalsuse mõõdupuu ja kvaliteedi näitaja. igas klassis pole Kottereid.